Nii, pole ammu videot teinud. Täna rinnapäev. Paneme kossu jalga ja hakkame küttuma. Täna teeme rinda ja beat streets, ma arvan. Käed mul nii väiksed, et neid tuleb rohkem arendada rinnaga sama lugu. Ma teen vähemalt mõlemat 2 korda nädalas. Nii käsi kui rinda. Ilma selleta kasvama ei hakka. 1 kord nädalas on ikka vähe, lihast läbi jääb. Vahepeal tegin kõik asju 1 korra, siis muutsin 2 korda. Veits on vahest aru saada, et läheb nagu paremaks asi. Jalaga eriti. Jalg on kasvama hakanud küll. Jalga tegin vanasti, ei hakka valetama 6 korra, aga nüüd on ikka nädalas korra kindlalt, kui mitte 2. Aga lai, hakkame suunduda pihta. Esimene harjutus on nagu ikka lamas surumine tavaliselt. Väike siuke võidlemine ette, et saaks õla siis soojaks. Muu ei olegi probleemne. Õlgadega on alati mingi teemana. Neid on vaja kuidagi natukene aktiveerida, et kohe valutama ei hakkaks. Põhiasi, mis mul vigastus ongi alati olnud, ongi õlgadega. Enamasti parem olnud miksi pärast. Ma olen vaadanud ka videodest, et mis ma teinud olen endast, et kuidagi vilt olen seal pingi peal. Ei ole nagu otse mõlemad õlapooled ja käed. Kui tahad alati valesti olla seal ja nii ta üks kehapool saab rohkem koormust ja lähebki jälle pekki midagi. Ja ega mulle väga soojendust ka teha ei meeldi. Pigem siuke kohe kangi all ära ja hakkab suruma. Ja nii kui jälle mingi vigastus tekib, tuleb jälle meelde, et oleks aega hakata soojendust tegema. Midagi võiks teha, aga palju ka ei viitsivad. Siis väsib ära ja ei jõua surudagi enam. Tegin selle kummiga ma natukene aega siin. Tegin üles alla ja natuke antlitega ka. Antlid võtavad siuksed peaaegu kõige kergem, mis on saalis 2 kilosed. Natuke liigutan ühtepidi teistpidi neid. Randmetele ka. Randmed saavad ka surumisel päris palju koormust. Kui läheb raskus natuke suuremaks juba, siis ma panen randmesidemeid ka peale. Praegu ongi vasakul randmel on mingi kerge vigastus sees. Golfis. Käisin golfis ja sain seal mingi põrutusena. Midagi 3 nädalat juba ei lähe korda. Mis veel teha siis? Niimoodi pitabki antlitega. Vahest teen kaabli peal soojendust, aga ma ei tea jah. See liigutus tundub kõige siuksem õigem, et õll läheb kõige rohkem soojaks. Läheb mingi liikumine, mingi venitus on sees. Külje peale natukene. Ja ongi aeg hakata suruma, ma arvan. Võtame mõned vajalikud asjad ka välja, mis täna siin surumise vaja läheb. Lärri, pinanuki omad. Läheb asi raskemaks, lükkame need peale. Randmesidemed. 1 on olemas. Teine ka. See vaja on. Talki tahaks ka. Talgiga vist on kehvasti. Sokid on, võib-olla vaja. Talk on siin külje peal ära peidetud. Ja muidugi, ega korralik rinnatrenn ilma nokota ei ole ikkagi. Sellega juba välja. Nüüd läheme paneme kangile 60 peale esimeseks seeriaks ja hakkame soojendust tegema. Selle võtame kaasa. Nagu ma ütlesin, alustan 60-ga, peaaegu iga kord alustan 60-ga. Tühjaga ma ei viitsi alustada. Tühi kang mulle meeldib. Ei meeldi väga, see on nii mõttetuna. Midagi võiks alati peale olla. Päris kange on olla ikka. Kell on ka suht vähe alles. 10:30, 11. Väga tihti nii ora ei tee viimasel ajal. Pink on veits paigast ära, tuleb natuke settida. Panen sott peale ja läheb edasi. Mina alati panen oma käed. Väiksed näpud panen siia. Mis triibud siin on kangil, et ma ei tea, kas kõigil kangil vist päris ühe koha peal ei ole need, aga pigem natuke kitsamalt surun. Kui ma olen vaadanud teised suruvad, ei tea, mulle sobib endale kuidagi rohkem triitsepsika kasutada. Siin surumisel on päris palju läbi käega käib, et triitseps tahab ka saada päris palju
koormust. Ei saa midagi veel aru. Ega siin tavaliselt enne 160 kilo ei saa midagi aru, kuidas tunnen. Kange on niikuinii iga kord. Soojendus läheb kaua aega, 20 minutit alles läheb aega, et siis saad aru, kas hakkavad õlad liikuma või ei hakka. Vanus on nii suur juba, et siin vaja vähemalt pool tundi soojendust, et liigesed käima saaks. See nädal on mul see teine rinnatrenn. Tavaliselt teine trenn on mul alati selline kergem või rohkem korduste peale, et ei ole nii suuri raskusi kasutada, et ei lähe taas 200-ni. Muidugi tunnen hea, siis lähen ikka, aga pigem tahaks üks trenn teha niisugust nii-öelda makssurumist, 2-3 kordust, vahest 4 kordust, üle 200 kilo tahaks panna. Ja see teine trenn nädala teises pooles on kergem. Teen seal 106-180-ga seeriaid. Nii et praegu panin 140 peale. See on siis nii-öelda viimane soojendusseeria mul. Selle soojendusseeria ära. Siis panen 160 peale ja hakkab esimesed tööseeria pihta. No nii, soojendus tehtud. Hakkame tööle. Esimene tööseeria 160-ga. Hakkame trenniga käima nüüd õige aeg vaata. Jõutreening. 160-ga tahaks teha, oleme optimistlikud, paneme 8 kordust tahaks teha täna. Nüüd veel. Kui õigesti lugesin, oli siin 8 ära. Opa, päris hea. Pole paha. 10 juurde, et 180. 180 peale. Nüüd hakkan sellega tegema seeriaid. Tahaks teha 3x5. Loodan, et tuleb ka. Aga siin ei jää kunagi. 180 peal ma panen juba need sidemed ka peale, et hoiame liigeseid, kuniks need veel toimivad. Ja veel toimivad. Vahepeal on niisugused mingid perioodid, kus valutavad rohkem kilonukid ja õlad ja hetkel on enam-vähem. Ei taha nagu ära rikkuda seda tunnet. Saab jälle suruda. Korraks südame peale. Siis on ohutum. Võiks lihtsam teha ka nendega, et ega ei saa öelda, et midagi juurde ei anna. Surumisel turvatunnet on küll kindlasti ikka päris palju juurde, et liiges laiali ei lenda. Nii. Keskendume ja surume sellega 5 ära. Ma arvan, et 6 üldse. 5 oli liiga lihtne. Panen ühe veel. Aga ma arvan, et tegelikult ei veel varusse paar tükki, aga tahaks teha seeriat selle täna, nii et esimene seeria hakkab kõike välja panema, nii et nüüd ei jõua järgmine teha. Lamad surumisel on tehtud, tegin esimene seeria 6, teine 5, siis uuesti 6, 180 kiloga. Päris hea, nüüd hakkan tegema lendamiskaablil. Vaatab. Ma olen teinud siin ka erinevalt. Olen teinud viimasel ajal meeldib siia natuke siin ettepoole tõmmata. Just siia, mitte siia alla. Et siis käed natuke rohkem sirgemalt. Aga see siis ei saa ka raskust ümber kasutada.
ei ole vaja rapsida, lase alla ka aeglaselt. Ehk siis aeglaselt venitus, fikseeri. Venitus, fikseeri. Hakkame pihta, paneme juurde. See on hea küll. Väike pump on sees juba, siis on aeg särk maha võtta. Vaadata, mis siin peidus on. Lendamist on 4 seeriat tehtud. Taas ma teengi tavaliselt viimasel ajal on hakanud tegema rinda 2 harjutust ainult. Et teen esimese surumise, seal ma pingutan päris palju ja teise lendamise seal samamoodi, et kui on mingeid masinaid, mida saaks suruda, ma ei tea, erinevaid rinna ülemise osa, alumise osa masinaid jõusaalis, ma muidugi teen neid ka, aga siin väikses koerusaalis siin ei ole midagi, et siin on ainult kaabel ja kang, muidugi saab leiutada mingi andritega midagi teha, aga kui korralikult teha 2 harjutust ära, siis polegi vaja rohkem teha midagi. Ei ole tähtis, et sa teeksid hästi palju harjutusi, hästi palju kordusi seeriad. Kõige tähtsam see, et sa iga seeria pingutaksid lõpuni. Ei ole nii, et teed 5 kordust ära, tegelikult tee 5-6 sisse veel. Pigem nii, et jääd alla iga seeria, kui vastupidi, et jätad hästi palju sisse. Ja kui pingutama ei hakka, siis jääb midagi kasvama ka ja mingit arengut ei toimu. Jõusaalis üks siuke hästi lihtne nipp ongi, et pinguta. Igasuguseid kavasid tehakse, arvatakse, et ma võtan uue treeningkava, seal on midagi hoopis teistmoodi, teised harjutused, teised seeriad, kordused, arvud. Ei ole siukest asja. Muidugi on, võib teha erinevaid, aga tulemus saad ikkagi toitumise ja kõva pingutuse trennis. Need on 2 asja. Peab paigas olema ja muidugi 3. uni. Et kui need 3 asja on seal paigas, siis tuleb ka midagi, ennem ei tule. Kütame edasi, on käsi tegema. Esimene triitsepsi harjutus. Mulle meeldib teha esimene alati või enamasti kaablil ja köiega, et saab ligi soojaks ära ja siis võib natuke prantsust teha või andlite kangiga midagi muud teha, aga jah, siin ma tavaliselt teengi esimene seeria hästi kergega. Siin ploki peal siis poole plokiga umbes. Teen umbes 20 kordust. Ja siis panen põhja ja teen veel 4-5 seeriat. Jah, siin on need plokid ei ole väga rasked, mõnes jõusaalis põhja panna ei jõua. AC-s pigem ja mujal igal pool jõuab, et AC jõusaal on selline, kust on raskus ka ikka, mujal väga ei ole. Valu hakkab sisse tulema triitsepsisse. Järelikult on tehtud. Nüüd lükkame põhja, puhkame 30 sekundit ja hakkame tööseeriatega pihta. Plokk põhjas, esimene tööseeria siin sellel harjutusel ei ole väga raske.
raskemaks saab alati ise teha, lased aeglaselt ülesse, aeglaselt alla. Niimoodi vehkides võib teha kord 50 tükki, aga katsu niimoodi kontrollitult üle 10 teha. Lihas töötab mõlemat pidi, et ka üles laskes töötab tegelikult. Ei jõuagi rohkem. Teine triitsepsi harjutus. Teen siin hantlitega üle pea. Suht siuke sarnane nagu prantsuse surumine kangiga. Aga kuidagi, ma ei tea, vahest tundub see isegi efektiivsem ja kuidagi mugavam ka. Siin ma ka väga palju raskust ei võta, pinget tegin 30 hantlitega juba, aga ma ei tea, käsi kasvama ei hakanud ja muutust ei olnud, et ei tähelda alati, et igal harjutusel väga palju raskust peab kasutama. Seda pingutusmomenti tuleb hoida. Triitseps on praegu pausil, ütleme nii. Teil vahepeal piitsa ka. Piitsas esimene harjutus teen hantlitega, kergetega soojendust. Siis täpselt sama harjutust raskematega lihtsalt 4-5 seeriat. Et siin ma olen mitu korda teinud piitsepsil päris palju haiget, et võtan kohe suhteliselt raske raskuse ja hakkan tegema seeriaid. Igal pool tuleks teha ikka paar seeriat natuke kergema kätte, et vahet ei ole, et trenn juba hakkab läbi saama, et arvad, et lihas on soojad juba, aga ei. Just nii tulebki see vigastus. Nii, teen ühe veel selle kergemaga ja siis natuke raskemusega 3 raskema hantlitega 3-4 seeriat peale ja vaatab, äkki teeb veel midagi. Viimaseks harjutuseks teen keha raskusega lihtsalt tippe. 5 seeriat, mingi 20 kordust. Kümme veel. Keha raskus on ka päris kerge teha. Aga noh, 5 seeriat ära teed, siis annab tunda küll juba. Opa.